ei või? Nii, oleme tagasi jälle siukse toreda saatega, mis meil vahepeal siin tekkis. Stig-Andre Bushcraft kokkab. Ja seekord võtame siis ühe väljamaise MRE paki jälle ette, mille saatis meile siis üks hea sõber ja hea YouTuber, siukene nagu Rahu ja Vaikus. Paneme ka tema kanali siia alla, mida saate hiljem vaadata. Ja selline siis näeb välja see rootslaste 24 tunni pakend. Hakkan vaatama, mis siin sees on ja kuidas, mida tehakse. Klassikaline rebimine, supsti, see kõrvale. Üks niimoodi, jah. Ja nii. No siin on ikka korralikult kinni see asi pandud. Opa, nii olemas. Selle saime lahti. Nii, seda siis tuleb kasutada pärast prügikotina. Selle paneme kõrvale. Alustame siis esimesest asjast. Munavalge pulber. Mis iganes asi see veel on. Pole kunagi proovinud, aga saame ära proovida. Järgmisena on meil siia pandud isotooniline jook metsmarjaga. Siis nagu alati on puhastuslapid. Rusikas. Pärast hea kasutada tule tegemisel isegi. Väikene siis närimiskummipakk. Kohvipakk siuke. Pole veel isegi varem sellist pisikest üheski pakis näinud. Aga siin on olemas. Siis natuke šokolaadi. 25 grammi šokolaadi. Energiabatoon. Mint chocolate. No jah, see mint on pisut selline, mitte väga minu teema, aga mulle meeldib selle pakendi nagu disain. Et tõsiselt hea näeb välja see karu siin peal. Tundub, et siin on ka jah, midagi ka meie koostööpartneri Food Force'i poolt sisse pandud, milleks on siis cranberries, kuivatatud. Ja see põhiroog on siis chicken meatballs with spicy tomato. Ja ma kiirelt loeks üle, kas selle valmistamine toimub. Otseselt kirjas nagu ei ole, aga mul on selline tunne, et see valmistamine just selle on nii, nagu meil vist on mõnes videos näha olnud, et lihtsalt paned keevasse vette sisse terve pakendi ja seal ta siis podiseb. Aga see kana ja lihapallid selle spice'i ehk siis vürtsise tomatiga tundub tegelikult päris huvitav. Ta on niisugune paras pomm ka, 430 grammi toitu 24 tunni peale. Suhteliselt aus. Kui meil teised siin näiteks teevad samamoodi, et 24 tundi ja 3 toitu pandud, siis olgem ausad, et tegelikult ju teatud olukorras me ei söögi seda 3 toitu ära, et meil jääb ikkagi midagi alles. Aga siin on need asjad nagu olemas, nii nagu olema peaks. Aga hakkame pihta, teeme selle vee valmis ja katsetame ära selle, kuidas see asi maitseb siin. Nii. Pakend tundub tõesti jah, et see käib siia vee sisse, et ei pea eraldi pärast vett kuhugi sisse kallama. See ei pisut palju, aga proovime ära. Nii.
ikka need Hiina siis gaasipõletid. Nii, korras. Laseme siis natuke aega tal siin soojaks minna ja siis paneme selle toidu sinna sisse. Nii kaua vaatame üle, mis asi see munavalge pulber on. Nii, mille jaoks üldse mõeldud on? Okei, siia pakendi sisse peab panema siis 2 detsiliitrit vett ja tuleb see pakend siis selle veega läbi segada ja siis põhimõtteliselt saab endale siukse, tundub nagu proteiinitoote joogilaadse asja. No nagu varasemates videodes ka need joogid mulle ei istu lihtsalt. Ma arvan, et ma võin ta valmis teha, aga kas ma teda nii väga proovida tahan. Video jaoks tuleb teha seda. Food Force'iga on meil lihtne. Selle paki teeme kohe lahti, maitseme ära, mis siin täpselt sees on. Ühesõnaga, mis need olid siis meil? Jõhvikad, kuivatatud jõhvikad. Nagu rosinad, väga hea. Need jätame pärastuseks. Nii kaua, kui see vesi veel soojeneb, saab mõned muud asjad siin veel läbi võtta. Siis šokolaad, see 25 grammine. Vaatame, mis siin täpselt sees on. Niisugune tundub nagu tume. Tume šokolaad. Väga hea asi. Energiat on siin küll, aga selle ka praegu pärastuseks veel juurde. Ja võtaks tegelikult katsetaks selle munavalge pulbri ära. Jah, mõõduvahendit ei ole. Ja on hea küsimus, palju see tulla võib siit. Siuke, loodan, et näha on, võtta välja. Lõhn on nagu pulber. Nii ma valan siia tunde järgi praegu. Loodetavasti ei saa liiga palju, aga kasutame selle lusika ära siis praegu. Tundub nagu see oleks mingisugune selline magustoit, mitte jook. Siuke roosakas asjandus ta on. Lõhnab ka päris hästi. Mis ta oli? Vaarikaga või? Muidugi imekätes hästi lõhnab. Välja näeb ta meil selline. Küll see on alles magus. No ta ei ole halb, ega ta ei ole nagu väga hea ka, et ta on hästi-hästi magus. Oma energialaksu saab ikkagi kätte sealt. Siia veidi onki ka juurde.
nüüd paneme selle põhiroa siia sisse ära. Natuke vett vähemaks, aga pakend ikkagi sisse läheb, et siis päris palju ülespoole. Nii. Laseme sellel veidike aega küpseda. Vabandust, podiseda. Ja varsti meil see vesi valmis on, siis me saame veel kohvi ka teha. Muidugi kui hea mõte see on teha selles samas pakendis küll, aga teeme ära. Siis võtame nüüd ette selle energiabatooni vinge disainiga. Mis siin oli siis? Selline pruun ta on, mingi tükikestega. Ma algul arvasin, see piparmünti rohkem, aga seda on väga vähe, nii et see on väga hea. Vahepeal on need liiga piparmündised asjad, ei ole ka nagu just kõige mõnusamad asjad, mida süüa. Nii, nüüd on meil ta veits aega siin küpsenud see kanapallid koos vürtsise tomatiga. Selle kinni, sest gaas sai ka meil otsa. Nii. Täitsa hea soe. No, lihapallide all nad mõtlesid siis täpsemalt frikadelle. Aga vahet ei ole. Selline ta meil siis välja näeb. Väga hea. Minu jaoks ta küll vürtsine ei ole, aga väga maitsev. Rastlastele 10 punkti hea valiku eest. Nii. See vesi oli ka nüüd soe siin. Võib-olla on see viga, võib-olla mitte. Aga paneme selle sama kohvi siia sama vee sisse, kus me nüüd seda pakendikki keetsime. Ega vesi raisata ei ole. Ahah. Lootused olid selle peale, et see on niisugune korralik kohvipuru, aga pigem ei ole. Lõhnab küll nagu tugev kohvi, aga natuke niisugune sokipesuvesi on. Maitseb ka nagu sokipesuvesi, aga oma kofeiinilaksu vähemalt saab kätte. Seda koha pealt jällegi. Kokkuvõtteks, mille peale ikkagi see pakend nagu üles on ehitatud, kuna see 24 tunni siis toidupakk ongi kõva energia peale, sest magusa kogus on ikkagi suurem kui meil see põhiroa kogus. Nüüd on kohamus veel. Väga hea. Nii, korra selle pakendi uuesti ligi. Ja see paki sisu siis on 1300 kilokalorit kõik asjad kokku.
mis on tegelikult täitsa okei. Selliseid nagu mõttetuid asju selles pakis pigem ei olnud. Sul on see põhiroog, sul on siin igasugused energiajoogid olemas, sul on siin roosa guu, niisugune veidrus, aga maitseb hästi. Šokolaadid, jõhvikad. Mulle meeldib. Kui kellelgi on võimalus endale soetada sellist 24 tunni siis pakki, mida rootslased meil kasutavad, siis miks mitte, tasub proovida. Loodame, et see video meeldis. Näeme järgmises videos, head isu!